Nad võtavad iga kandideerinud toiduaine täpselt luubi alla, nad maitsevad seda ning lõpuks valivad nad 155 tootest parimad. Võib-olla seal ongi, et maitsete puhul on nagu selge, et kas on nagu hästi maitsetega või midagi balanssist väljas, midagi sellist, mis ei tohiks olla, et seal on nagu lihtsam, ma julgeks väita. Mul kõige raskem ongi praegu hinnata just seda uuendust, uudsust, sest väga raske on mõelda, see konkurents on hästi tihe, et väga raske on millegi väga vauga välja tulla. Juba 31. korda toimub Eesti parima toiduaine konkurss ning seekord esitas 67 tootjat enda eelmise aasta uusi maitseid võistlustulle. Hindamisel vaadatakse nii pakendit, maitset, konsistentsi, lõhna, müüki, tervislikkust kui ka uudsust. Minu ette on nüüd laotatud osa nendest parimatest toiduainetest, mis on juba endale auhinna siis saanud ja tiitli saanud. Ja kui juba nad siin laua peal on, siis muidugi proovin ka mina mõnda nendest, et vaatan, et kas nad ikkagi on seda tiitlit väärt ja ma arvan, et ma alustan nendest krõpsudest, mida eksporditakse isegi rohkem, ma sain aru, kui et siin Eestis tarbitakse. Krõmpsu, see on juba 1+, kui on kuiv snäkk ja kui sa krõpsu võtad, siis krõps peab krõmpsuma, nii et sellega nad on juba hästi hakkama saanud. Erinevaid kategooriaid hinnatakse 2 päeval. Eestlased ikkagi võiksid vähem suhkrut tarbida ja nüüd siis on ka võitnud selline toode, kus on suhkrut vähendatud. Enamasti öeldakse, et liiga kiiresti ei saa liiga palju suhkrut vähemaks võtta, sest et inimestel muidu ei maitse, sest inimesed on ikkagi harjunud oma mõnusa magusa maitsega. Ta on laktoosivaba. Ma ei tea, kas see annab selle konsistentsi, et tavaliselt, kui see kohuke natuke nagu kriiseb hammaste vahel selle kohupiima pärast, siis see on selline nagu kreem ja see mulle isegi meeldib rohkem. Eilse sellise päeva nagu maitsemärksõna on mango. Ehk et mangot kasutati nii piimatoodetes, kasutati nii valmistoitudes kui ka magustoitudes ja täna ka kalatoodetes näiteks, et väga huvitav, et eestlaste lemmikmaitse on mango. Siin on veel üks hirsikaera puder, kollase ploomi ja mangoga. Mango on ju see top toode number 1 sel aastal või eelmise aasta välja toodud toodetes, siis eestlastele väga-väga pidi meeldima mango, ma kuulsin, toob selle päikse, vaat siin on päikega juba siis ära joonistatud välja. See on siis 6+ ehk siis 6-6-le. Tegelikult väikestele lastele, aga kuna ma olen ka juba 6+6 on ju vana, et siis ma ikkagi võin ka seda proovida. Nii. Püreed on. Aga ma arvan, et ma jätakski sellele 6+ vanusele. Parima valmistoidu tiitli võitis näiteks ka koostöös toiduteadlastega arendatud kauss, kus kõik vitamiinid, makrod ja mikrod on paigas. Kuigi Eestis toodetakse palju häid asju, ei tähenda see sugugi, et toiduainete tööstusel läheks kergelt. Iga riigi tarbijad tegelikult eelkõige vaatavad ikkagi oma tootete poole ja ka turu-uuringute järgi on eestlaste siis selline usaldusväärsus Eesti toidu vastu väga kõrge. Aga mis on tõsiasi, on ka see, et praegusel ajal, kui väga paljud inimesed on siiski sissetulekutes väga tagasihoidlikul tasemel, valitakse Eesti tooteid toidukorvi üha vähem. Ehk et eelistus on nagu kõrge, aga reaalsed ostud ei tule järgi. Eesti toidutootjad võitlevad uute maitseelamustega selle eest, et eestimaised tooted ei kaotaks poes letipinda odavamatele importtoodetele. Tegelikult on näidanud, et see tiitel on väga ihaldusväärne, sest esiteks tarbijad leiavad läbi selle konkurssi siis need tooted uuesti üles. Tihtipeale mõned tarbijad on harjunud nagu võtma igapäevast valikut ja läbi selle tootekonkurssi me saamegi tuua neid uusi, mis on siis eelmise aasta jooksul turule tulnud, neid tooteid esile. Tooted on pärast auhinna pälvimist tihtipeale osutunud nii nõutuks, et pärast tiitli saamist on inimesed poelitid neist tühjaks ostnud.